keha ja psühholoogia kohta me selles kui rääkisime, aga kas te tahate seda kuidagi täiendada oma poolt ka veel, mis see seos on või mingit asja see veel midagi väga paika pidavat öelda või mõtlema panevat öelda või raputavat öelda, et mis on keha ja psühholoogia seos? See on ju täiesti seotud selles mõttes, et kui me psühholoogiliselt asume halvas kohas, siis kehal on ka halb olla. Ja me oleme traumadele vastuvõtlikud, me oleme haigustele, infektsioonidele vastuvõtlikud. Selles sügav seos seisnebki, et kui me psühholoogiliselt oleme heas kohas, siis immuunsus on päris tugev ja me oleme endas ja tähelepanelikud. Me ei kuku, me ei satu õnnetustesse. See on siuke üldine vaade. Aga mõjutus on pigem psühholoogilt kehale, mitte kehalt psühholoogile. Mõlemad pidi. No kui on ikka närvis oled ja silmist must on ja punase vooriga üle tee lähed, et siis tulemus võib olla väga fataalne. Siis tule osteopaati ja kui sul ikkagi kogu aeg keha valutab, siis sa ei saa olla psühholoogiliselt heas kohas. Et jah, seda küll. Sa ajab ju närvi tegelikult ja sa oled ärritunud.